Tänases Luminori podcastis räägime energiahindadest, täpsemalt elektrihinnast ja energiatõhususest ning mida saavad tavatarbijad ja ettevõtted selleks ära teha, et olla oma valikutes keskkonnasäästlikud ja õhtu lõpuks maksta energiatarbimisest vähem. Tänases saates on meil külalisteks Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Tere, Lenno! Tervist! Laenukompetentsi keskuse juht Helina Kikast. Tere, Helina! Tere! Ja Roofit Solaris tootearendusspetsialist Adam Enok. Tere! Tere! Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Mida Lenno võib-olla kõige algusel oleks sul kuulajatele öelda selle tohutu elektrihinna tõusu kohta? Need elektrihinnad tõesti on võtnud päris paljud inimesed jalust maha ja mitte ainult sellepärast, et see hind nii kõrge on, vaid see on tulnud nii ootamatult, et siin eelmise aasta lõpus me nägime elektrihindasid, mis mõnel päeval olid peaaegu 300 eurot megavatt-tunnist, siis need olid võrreldes aasta varasemaga tõesti šokeerivalt kõrged, et me olime näinud sellise 50 megavatt-tunniseid elektrihind pikalt ja enam-vähem stabiilselt ja aasta 2020 tõi meile sellise hea aja, kus elekter oli väga odav. Ja tõesti see elektri hind langes sinna 10 euroni megavatt-tunni eest ja me vahepeal unustasime ära üldse selle, et elektri eest peaaegu et on vaja maksta. Ja siis, kui tuli suur muutus, siis loomulikult me avastasime selle, et elektri hind ei ole mitte kordades kasvanud, vaid lausa rohkem kui 10 korda kasvanud ühe aasta jooksul. Kui me nüüd liidame muutunud geopoliitilise olukorra selle perioodiga, millest sa rääkisid, siis milleks peab üldse olema nüüd tarbija valmis, näiteks kas või selle aasta jooksul, mida hinnad teevad? See, mida me õppisime viimase aasta jooksul, on see, et me ei tea väga palju elektrihindadest, et isegi elektrimüüjad rääkisid nendest elektrihindadest väga hapude nägudega, et ka nemad ei osanud seda ette näha niivõrd suuri kõikumisi ja niivõrd kõrgeid hinnatasemeid, et siin isegi elektrimüüjad ütlesid, et nad ei ole valmis sama kokkulepitud hinnaga enam elektrit müüma, et see ootamatus, mis on kaasnenud, on see, mis on muutunud võrreldes võib-olla siin 2-3 aasta taguse ajaga. Kas ma loen välja su vastusest, et tarbija peab olema valmis ikkagi, et see hind kerkib veelgi, eriti veel, kui me arutasime ennem saadet, et inflatsiooni protsent oli 19%, Eestis aastas oli see nii? Tõesti, täna Eurostati andmed tulid ennetavalt välja ja see Eesti hindade kasv on tõesti olnud 19%, aga sinna taustale tulebki panna see, et see elektri hind oli väga odav ka aastal 2020 ja sealt on siis vaikselt üles roninud, et need protsendid tulevad väga suured, et kui 50 pealt kukub 10 peale, siis just nagu ei ole suurt midagi, aga siis kui 10 pealt tõuseb 200 peale, siis me näeme 20-kordset hinnatõusu ja loomulikult protsentides on need väga suured numbrid. Et võib-olla nagu peaks elektri hinda vaatama ka natukene pikemas vaates, et ta oli 50, nüüd on 100-150, et ta on 2-3 korda tõusnud võrreldes sellega, mis on selline loomulik või normaalne tase meie piirkonnas. No sellel valgusel võiks ju prognoosida, et Euroopa Liidu riigid kindlasti hakkavad veel mingit samme astuma energiapoliitika, ma ei tea siis kas korrastamise suunas või mingisugused uued sihid tulevad? Me olime harjunud sellega, et elekter versus põlevkivi. Et kui ütlesid elekter, siis sa mõtlesid põlevkivi. Ja oli plaan, et Eesti väljub sellest raamistikust nii 10 aasta jooksul. See vahepeal juhtus mitu sündmust, nii CO2 hinnad jõudsid üles minna ja elekter muutus väga odavaks. Tõesti seda Skandinaavia odavat hüdroelektrit oli väga palju turul meie piirkonnas ja see tõi selle rohepöörde meile väga kiiresti kohale, mis tõttu siis me ei kasutanudki enam põlevkivi selleks, et elektrit toota. Teine suur muutus, mis on toimunud, on see, et kes oleks mõelnud 20 aastat tagasi, et ta hakkab ise elektrit tootma. Elekter oli see, mida toodetakse elektrijaamas, aga nüüd on võimalus ka kodustes tingimustes hakata elektrit tootma ja see on muutnud väga palju seda turusituatsiooni. Aga millegi pärast ta veel ei mängi nendes hindades, et need hinnad tuleksid tavatarbijale kuidagi alla.
ma mõtlen näiteks viimase siin 3 aastaga, et see ei kinnita nagu seda. No see 3 aastat on võib-olla natukene olnud erandlik just sellepärast, et või on see liiga lühike periood, et kui me näeksime seda, et elektri hind läheks kättesaadavaks, et me peaksime võib-olla palju pikemat perioodi vaatama, võib-olla mingid 10 aastat, kuidas sulle tundub? See on enda mitu asja koos, et see 3 aastat, seda me ikkagi nagu proovime vaadata kui väga erandlikku perioodi, sellepärast, et veetase oli madal, hüdroenergiat oli vähe, tuult ei olnud ja samal ajal juhtusid mitmete tehaste remondid. Ja kui see elektritarbimine on enam-vähem sama kogu aeg ja sul ei ole tootmisvõimsust, siis mis juhtub, ongi see, et hind läheb üles ja sinna juurde tuli veel nagu elektrituru väga spetsiifiline asi, mis ei ole võib-olla saate teema, aga et kuidas seda siis hinda määratakse ja siis see kõige kallim hinnamääraja praktiliselt määrab selle hinna, mis on ta meie regiooni jaoks selline spetsiifiline ja erandlik, millest võib-olla nagu vaadatakse edasi, on ju. Aga kui me vaatame seda, et räägime viimast 3 aastast, siis tegelikult see tootmisressurss, mida iga inimene saaks küllaltki vabalt endale tööle panna, mis on siis päikseenergia. Meil oli talveperiood, päiksest elektrit sel perioodil väga palju toota ei saa, et seega mõnes mõttes seletab, et kuidas nagu see hind ei kajastunud seda, et meil on tegelikult Eestis on päris tugevalt juurde tulnud taastuvenergia tootmisvõimsuse just siis päikse poole peal viimastel, aastal 2. Ja tegelikult eksperdid on öelnud, et siin juba sellel kevadel, et seda mõju on näha olnud, et kui on ilusad päikselised päevad, et siis ikkagi päikseelektrijaamad toovad meie piirkonnas hinda alla. Mis on meil jäänud tegemata ja tuleb tuhka pähe raputada, on salvestusvõimsused. Meil ei ole hästi tehnoloogiat selleks, aga on olemas siiski variandid. Ja see on olemas, riiklikult saab ehitada salvestusvõimsust, kas või kohalike hüdroelektrijaamu, kus siis odava elektriga pumbatakse vett üles ja siis, kui elektri läheb kallimaks, siis jälle toodetakse sellest elektrit. Või siis on kohalikud akud. Või millal sa autot laed, kui sul on elektriauto, siis millisel kellaajal sa selle elektrivõrku ühendad, et kõik need on sellised variandid, kuidas saab seda elektritarbimist natukene ütlustada. Nii, aga nüüd me just läksime sellesse rohujuure tasandile, eks on, ja võib-olla, kui me vaatame veel panga vaatevinklist, et mida saaksid inimesed kas teadlikult läbi oma otsuste muuta, et olla siis kas energiat tõhusamad ja energiat kokku hoida, siis tegelikult tahakski küsida, et mis erinevus on energiatõhususe ja taastuvenergia vahel, et kui palju need on omavahel seotud? Kas see on automaatselt, et kui ma hoian energiat kokku, ma olen äkki tohutult keskkonnateadlik ja mis see taastuvenergia veel oma poolt veel sinna juurde paneb? Rohepööre tähendab 2 asja. Ta tähendab seda, et me ei tooda CO2, et me ei soojenda oma kliimat ja me oleme pikalt arvanud, et me võime seda teha ja nüüd tuli välja, et ikka ei või ja ma arvan, et Euroopa ja rikas maailm, kuhu Eesti kulub, lihtsalt on moraalselt kohustatud vähendama oma CO2 koguseid, et see väärtushinnangute osa on väga tähtis. Et see käib nüüd selle energiatõhususe juurde? See käib nüüd selle energiatõhususe juurde selles laias definitsioonis, et kuidas me mõtleme sellest energiast tervikuna. Et siin juures on see, et kas uus maja on energiatõhus ja siis vaadatakse seda A-d ja B-d ja C-d, et siis see läheb sinna juurde, et kas sa toodad koha peal elektrit ja kui palju sa tarbid. Ja nüüd siis teine pool ongi see, et kui palju sa elektrit tarbid ja millisel ajal sa seda elektrit tarbid. Et siis mõlemaga on vaja tegeleda samal ajal. On vaja toota rohelisemat elektrit ja on vaja vähem kasutada energiat tervikuna. Kui nüüd mõtlen veel selle tavatarbija tasandi peale, näiteks kes elab kortermajas, plaanib hakata maja seal soojustama, renoveerima ja nüüd ta tuleb teie juurde, siis mida teie temalt ootate, millist tegevust? Kui me toome kohe panga vaate siia juurde? No esiteks me nõustame klienti või suhtleme, küsime, mis tema plaanid on. Ja siis me seal saame aru, kas nende tegevustega ta
teeb oma kodu energiatõhusamaks, säästlikumaks ja kas ta kasutab siis seda roheenergiat oma kodu tarbimiseks. Ja kui me need tuvastame, siis on meil olemas erinevad tooted, mis on siis spetsiaalsete tingimustega, mis siis toetaks seda, et inimesed mõtleks rohkem selle peale, et ehk siis me oleme valmis nendele eripakkumisi tegema standardtingimustest. Helina, kas saab veel minna kohe nagu detailsemaks, et mis asi on see kuidas sa ütlesid, tegevus või roheenergia? Et kindlasti on teil olemas seal pangas mingid punktid, et võt, kui ta nüüd seda teeb või kuidas ta saab olla kindel, et... No näiteks, meil on suhteliselt uus toode on energiasäästlikkuse laen. See on niisugune väike laenulaadne toode. Sinna ei ole vaja tagatist ehk siis mingit kinnisvara selles mõttes panna seda laenu tagama. Aga meie hetkel finantseerimegi siis konkreetselt neid seadmeid. Kas meil on päikesepaneelid võivad minna nii maja külge kui ka põllule, kui sul on olemas oma Aga see käib nüüd nagu eraisikute tavatarbijatele või on ka ettevõtetele, kummast see toode nüüd on? See on tavatarbijale. Aha, et just see, et tavatarbija mõtleks seda, et kuidas tema ise saab ka kaasa teha. Ja mis selle suurus on siis selle laenu toote suurus, et millise? See konkreetne toode on kuni 20 000 eurot, ehk siis niisugune päikesepaneelidega peaks saama oma kodu varustatud küll väga ilusasti. Lisaks meil on sinna kaasatud ka siis kütte- ja kliimaseadmed, ventilatsiooniseadmed, tuulegeneraatorid. Ja muidugi on ju võib-olla sinul kokkuvõttes see enda investeering suurem, aga see on see osa, millega me sulle appi tuleme, kui sul jääb midagi puudu. Et siis see on üks variant. Kui on suuremad investeeringuid vaja, ehk siis suuremad finantseeringud panga poolt, siis on ka meil olemas tagatisega laenud. Aga sellisel juhul meie soovime võtta tagatiseks siis kliendi mingisugust kinnisvara ja peab sellega arvestama, et sinna läheb hüpoteek peale, et see on siis niisugune eluaseme laenu laadne toode on ideelaen, et siis saame seda pakkuda. Ehk siis vastavalt sellele, mis on need kliendi baasid, mis on see laenu suurus, mis tal vaja on, ehk siis see projekt, mis tal kokku läheb maksma ja mida ta soovib seal konkreetselt teha, vastavalt sellele me saame siis ka kliendile teha neid tooteid pakkuda. Ma tooksin kohe Aadami käest uurima sellist nagu võib-olla küsimus, et kui kiiresti need projektid ennast ära tasuvad, ütleme näiteks päikesepaneelid katusel. Et ikkagi, kui ma tavatarbijana võtan selle 20 000, ma saan aru, et Helina annaks hea meelega välja. No see on kõige kiirem, ilma tagatiseta, ehk sul ei tule mingi lisakoormatist kuskil peale. Kui kiiresti ma tegelikult siis selle investeeringu endal tagasi suudan toota? Jah, kui me vaatame näiteks päikesesüsteemi, siis Eestis müüakse erinevaid lahendusi, aga selline rusikareegel oleks, et umbes 1000 eurot on 1 kilovatt võimsust, mis siis omale päiksepaneelidesse panna. Ja nüüd sõltub sellest, kui palju see inimene koha peal seda elektrit ära kasutab, et sellest sõltub see, kui tasuvaks tal see nii-öelda investeering kujuneb. Sa mõtled, et kui palju ta saaks nagu tagasi müüa siis seda? See on jah niimoodi, et tasuvus sõltub 2 aspektist. Üks on see, kui palju sa nii-öelda suudad enda elektriarvet vähendada ja siis teine osa on see, kui palju sa hakkad tagasi müüma võrku. Ja nüüd just nimetasingi võrk on see siis, kuhu müük toimub, aga teadupoolest võrk, kui sa sealt elektrit võtad, pead sa tasuma ka võrgutasusid. Ehk siis nüüd on sedasi, et lokaalne elektritootmine, ehk siis näiteks oma maja päiksepaneelid või siis nagu siin jutt oli, et võib ka olla tuulegeneraator, et see elekter, mis on koha peal toodetud, seda elektrit sa kasutad ilma võrgutasudeta. Sisuliselt see tähendab, et kohe tuleb selline 5 senti kilovatt-tunni kohta tuleb sääst. Ja siis ongi, et nende 2 asja kombinatsioonis, kui palju sa koha peal ära tarbid ja kui palju sa tagasi müüd selle kombinatsioonis, siis kujuneb nii-öelda see tasuvusaeg.
mis need keskmised arvutused on toonud? Jah, mina olen arvutanud, et teatud juhtudel näiteks 10 aastat võib juba olla see tasuvusperiood. Tüüpiliselt see kujuneb pikemaks, aga ma ütleksingi, et selline, kui vaatame, et päiksepaneelide eluiga on ikkagi enamikud tootjad pakuvad 25 aastat garantiid päiksepaneelidele, siis see, et kas on 10 või 15 aastat tasuvusperiood ja siis seadmete eluiga 25 aastat, et sinna jääb ikkagi selline näiteks 10 aastat ajaperiood, kui nii-öelda teenid kasumit oma seadmega. Selle tasuvusperioodiga on väga raske, sest et me ei tea, milliseks elektri hind kujuneb tulevikus. Ja see on see, mis määrab ära selle tasuvuse. Et kui palju ma maksan laenu või siis, kui ma olen ise finantseerinud, kui palju mul jääb tulu saamata sellest, et ma oleks kuskile mujale võinud investeerida. Ja teiselt poolt on siis, kui suur oleks minu elektriarve olnud siis, kui ma ei oma seda päikesepaneeli katusel. Ja see tasuvus sõltub puhtalt sellest, see on arvutuslik sellest, mis see elektri hind tulevikus teeb. Aga teid siin kuulates laua taga, mul tekib küll selline tunne, et ma peaksin nagu täna juba ostma selle päikesepaneelid sinna katusele, kui lugeda seda inflatsiooni protsendi suurt numbrit ja see, mis sa ütlesid, et me ei tea, mis see elektri hind teeb. Aga miks mitte? Jah. Tahtsingi kohe veel täpsustada, Helina, et kui on sellised suuremad projektid, et kui palju on inimesed tulnud nii, et ongi mingi ühiston seal taga, kes ostab selle päikesepaneelid või näiteks terve küla endal võtab suurema projektiga? Vot neid suuremaid projekte ei ole veel tulnud selles mõttes. Ma tean, et kui ma ennem rääkisin küll tarbijast, siis ettevõtjatele meil töötatakse ka välja, et oleks konkreetselt eraldi siuksed energiasäästlikkusega seotud tooted, mida meil hetkel veel ei ole, aga me vaatame igale kliendile ja tehingule personaalselt sisse, me nõustame ja leiame nendele selle parima lahenduse praegu. Et kui on tegemist ükskõik, kas siis korteriühistu ettevõtja või siis eraisik, ja kui teemaks investeeringuks nende jaoks on see energiasäästlikkusega seotud tegevus, siis meie jaoks on see igati positiivne, et meie Luminorina ise ka püüdleme selle poole oma tegevustes, et kuidas seda parandada ja oma klientidel ka soodustame seda. Seda ühiskondlikku tegevust on Eestis väga vähe olnud. Arenguseire Keskusel üks seminar Riigikogu juures ja sel aastal tegelevad just sellega, et kuidas panna inimesi mõtlema ja aksepteerima tuulikuid, kuidas siis tõesti tuua need päiksepaneelid põllule, et just nagu viljapõllu vaade on ilusam kui päikesepaneelide vaade, aga ma arvan, et see sõltub vaate... Ma arvan, et see on maitse küsimus. Maitse küsimus, aga et kui nad on enda paneelid, siis nad kindlasti on palju ilusamad, kui nad on täiesti juhusliku ettevõtte omad ja see teeks selle loomulikumaks. Aga seda ühistulist liikumist on Eestis väga vähe olnud ja see on natukene pidurdanud selliste külade ja piirkondade koostegemist. Aga ma isiklikult usun, et ma arvan, et see aasta võib-olla nüüd see teine pool, kui me nüüd just taastume sellest sügistalvisest perioodist ja toibume oma nendest arvetest, ja tuleb see reaalsus kohale. Et ma usun, et see lähenemine ja sellele mõtlemine ju ikkagi väga paljude peas juba käib. Ja ma usun, et see nagu saab hoogu juurde. Ja ma arvan, et paari aasta pärast me räägime võib-olla hoopis teise pilguga sellele vaatama asjale peale. Mul on siin äsjane kogemus korteriühistu üldkoosolekust, kus ka tutvustasin naabritele ideed, et võtame kätte, paneme päiksepaneelid katusele, aga sellele järgnesid päris kuumad arutelud, ehk siis, et ikkagi kõik inimesed ei ole nii veendunud selles, et kui oluline on rohepööre, kas ikkagi elektrihinnad tulevikus jäävad kalliks, aga äkki nad lähevad tagasi nii odavaks, nagu nad varem olid. Kõik see tasuvuse arvutamine, ütleme, et see tuleb selline 20 muutujaga Exceli arvutus läbi teha ja seetõttu selline ühistuline tegevus on märksa keerulisem kui see, et üks eraisik võib-olla ütleme, et pere 2 täiskasvanut omavahel arutavad läbi ja otsustavad, et paneme paneelid võrreldes sellega, et kortermajas 100 inimest tuleb ära veenda. Absoluutselt. Kusjuures ma tahtsin veel küsida ka, et kui ma nüüd olen selle tavatarbija kingades, siis on ju päris palju erinevaid müüte või uskumusi,
täpselt samamoodi nendest päikesepaneelidest, et mis on nende tasuvusaeg, kas tegelikult sealt toodetakse nii palju elektrit, et õhtul lõpuks oleks ühistul üldse kasu kuidagimoodi sellest, et mingisuguseid kulusid, ma ei tea, kas siis trepikoja valgustus läheks ainult sellest, mis tuleb katuselt, selle elektrit või mingid muud asjad, et mida sa, Adam, ütled nagu nendele inimestele, kelle need hirmud või kahtlused on? Tegelikult mõnes mõttes selline kortermaja ehk siis elamu, kus on palju elanikke võrreldes sellega, kui suur on nende katusepind, kuhu saaks paneele panna, et kortermaja justkui on nagu parem ärivõimalus või investeerimisvõimalus päiksepaneelide mõttest, sest seda kohapealset elektritarbimist, seda tuleb rohkem. Aga teiselt poolt ongi, et selleks, et vastu võtta mingi investeerimisotsus, selleks tuleb mingi hetk ära otsustada ja hakata tegutsema ja võib vabalt juhtuda, et kui inimesed jäävad pikaks vaidlema, siis õige hetk läheb mööda. Et kui me siin rääkisime seda, et ei tea, mis elektri hind teeb, siis ma ise olen nagu vaadanud seda teooriat, et elektri hind järgmised, ütleme, mingi 5 aastat või kuni sinnamaani, kuni Eestisse hakatakse lõpuks ehitama suuri meretuuleparke. Seni ei ole nagu otsest põhjust, miks peaks hind alla tulema. Aga kui ongi see, et kui täna ei otsustata investeerida või sinna lähima aasta-2 jooksul, siis jõuab aina lähemale see hetk, kui võib-olla nüüd tulevad need suured tuulepargid, mis hakkavad võib-olla odavat elektrit meile turule andma. Ja see muudab otsuse keerulisemaks. Ja Helina? Mina mõtlesin, et peaks välja tooma ka selle, et kindlasti peaks mõtlema seda, et kui palju sa oma kodus seda energiat tühja toodad. Mida sa pead sellega selles mõttes, et ta oleks sul ikkagi et see, mida sa toodad, oleks sinu majas, et sa nagu õhku ei toodaks, öeldakse, et just kui sa rääkisid korterimajadest, Juuli, et seal on ikka, kui sa teed juba, alustame siis sellest, et see, mida sa toodad, jääks sinu maja sisse. Et see oleks piisalt soojustatud maja? Soojustatud, renoveeritud see hetk ja siis sellega koos käib ka siis see, et kuidas sa toodad seda energiat, mida sa kasutad, et need 2 asja peaks nagu tegelikult käsikäest käima, et sa võid pärast juba hästi seda näiteks rohelist energiat toota, aga samamoodi sa ei ole ju selles mõttes tõhus ja sa ei tooda nagu säästlikult selles mõttes, et sa ju toodad ikkagi õhku. Sa toodad rohkem, kui tegelikult vaja oleks, et need on 2 asja, mida tuleks vaadata esiteks nagu et kogu sellele roheenergiale ka siis seda renoveerimise poolt. Ja nagu seda väärikat kasutamist. Väärikat kasutamist, jah. Lenno ka ju alguses mainis, et seal on 2 asja, et kuidas sa toodad energiat ja kuidas sa seda tarbida, et vähem tarbida seda, et kui sa nagu toodadki väga efektiivselt endal sinna maja sisse, siis tegelikult toodad ka vähem, kui sa muidu oma praktikast kunagi kortermajas elades, siis oli olukord selline, kus alumised korrused, kütte oli põhjas, alumised korrused ikkagi külmusid ja ülemistel korrused olid aknad lahti, sest need oli saun. Et kõik oli nagu tegelikult ikkagi nagu balansist väljas. Et siis kogu see süsteem ja need asjad tulevad kõik koos vaadata. Et see, mis sa toodad, ka sul pärast nagu mõistlikult oleks kasutuses. Adam, ma tean, et sa tegelikult ju esindad ühte päikesepaneelide ettevõtet, et räägi võib-olla siin kuulajatele ka, et mis on nagu võimalused, mida võib-olla inimesed ei ole üldse adunud sellest samasest päikesepaneelist. Et üks on nüüd see küll, kui me ostame need paneelid eraldi, paneme katusele või paneme põllu peale ja see on kõik. Aga mis on veel? On meil mingid alternatiive? Jah, loomulikult on alternatiivid ja üks neist ongi see ettevõte, mida mina esindan, ehk siis Roofit Solar. Ja see, millega meie tegeleme, on siis, et Tallinnas toodame selliseid päikesepaneele, mis on metallkatusega integreeritud, ehk siis kui näiteks keegi ehitab omal uut maja või renoveerib olemasolevat maja ja sinna on vaja uus katusematerjal peale panna, siis saab võtta 2 ühes, ehk siis, et tuleb sulle katus ja koos sellega kohe ka päiksepaneelid. Ja kõlab nagu lõks tegelikult, et vaatasin kodulehte, väga ilus. Ma arvan, et kui mööda sõidad, ei saa aru. Aga mõtlen seda, et ilmastik on, ma ei tea, õietolm kleepub katusele, hakkab seal sammal tulema, et ma ju tean, et need paneelid on muidu ju tegelikult ikkagi üsna
noh, ma ei tea, kuidas nad taluvad neid kriimustumist ja kuidas seda katust puhastada, mis teilt tuleb? Üldiselt Eesti oludes on niimoodi, et meil on piisavalt palju vihma, et suvine õietolm mustus, et see läheb ise saab maha pestud ja niisuguste 2-1 integreeritud päiksepaneelide puhul ongi tegelikult tugev eelis, et need vajavad vähem hooldust. Et kindlasti kõik majaomanikud omast kogemusest teavad, et kui teil on vihmaveerennid, siis need vajavad puhastamist iga natukese aja tagant. Samamoodi, kui te panete katusele tavalised päiksepaneelid, siis ka nende tagant tuleb lehti või sammalt, vahel ka linnupesi ära koristada. Aga et kui on integreeritud lahendus, siis paneelide ja katuse vahel ei ole mingit pilu, kuhu saaks sodi või siis jää ja lumi koguneda, mis kuidagi moodi süsteemi eluiga vähendavad. Kas need teie poolt pakutud paneelid või see katus, ütleme niimoodi, nõuab ka mingit katusekallet, mingit kindlat või on see ka täiesti horisontaalkatusele sobib, lammekatusele? Meie lahendus on alates 10-kraadisest kaldenurgast, ehk siis, et päris lammekatusele ei sobi, aga tavaliselt lammekatusele plekki ei panda ka, et see on ikkagi selline viilkatuste lahendus. Ja siis peaks lihtsalt arvestama nagu kivikatuse raskusega lihtsalt. Tegelikult metallkatus on kergem kui kivikatus. Aga ma mõtlen, et teie need seadmed seal katuse selle materjali sees. Ja nüüd kui ongi, et võrreldes sellega, et tavapärane katus kannatab harilikke päiksepaneele ka, et meie lahendus on kergem kui harilikud päiksepaneelid, sellepärast, et sinna ei ole nii palju neid metallraame ja kinnituspolte asju vaja. Ja seda kõike toodetakse Eestis? Ja meil on tehas on Tallinna külje all ja meil on, ütleme, et 90% tootmisest on siin. Teatud komponente peame välismaalt tellima, aga meil on kasvuambitsioon, et järgmise 2-3 aasta jooksul uus tehas püsti panna ja siis tuua ka rohkem seda väärtusahelat siia samasse Eestisse, et selle asemel, et välismaalt komponente tellida. Mis teie katuse eluiga on? Katuse sellele päiksesüsteemile, sellele me anname ka seda päiksefirmade standardselt 25-aastast garantiid, aga see on siis, täpsustan ära, et see on siis 25 aastat garantii, et süsteem annab välja 80% sellest algsest energiast. Et see tähendab, et seal ka 30., 35., 40. aastal ta toodab edasi, lihtsalt see on oluliselt väiksem lõpuks kui see, mis alguses katusele sai pandud. Aga see, et kuna on 2-1 toode, et see katusematerjalina selles osas on ta garantii 50 aastat. Kuidas sellega on, et kui paneele pannakse suunaga lõuna poole, kas siis terve katus läheb siiski päiksepaneeliga kaetuks või on ikkagi teatud ilmakaare suunad, mis on? Jah, otse lõunasse avatud katusepind, see annab päeva lõikes kõige rohkem elektrit, aga meie praktika on see, et tüüpiliselt klientidel on seda katusepinda on rohkem kui see, kui palju neil paneele vaja on. Sest nagu me enne rääkisime, et tasuv on see, kui ikkagi elektrit koha peal ära tarbed ja kui sa liiga palju toodad, siis seda rohkem tuleb võrku odava hinnaga tagasi müüa. Et seetõttu seal on selline magus koht, kus maal siis, et klient näeb, et vaatab oma eelmiste mõne aasta elektriarveid ja otsustab, et okei, et ma tahan nii ja nii palju, nii suurt elektrikogust aasta peale umbes toota, et see on siis see kõige mõistlikum lahendus. Põhimõtteliselt, kui sul on siis viilkatusega maja, ühe poole paned siis neid paneelidega katust ja teise poole paned siis tavaplekki. Et ongi, et kui üks katuse pool on lõunasse, siis sinna põhja poole ei ole mõtet panna, sellepärast, et päike tõuseb idast, loojub läänes, et siis seal põhja poolt ei ole nagu nii palju kiirgust. Aga ma kohe räägiksin sellega ära, et need inimesed ära ehmataks, kellel ei ole ilusalt otse lõunasse suunatud maja, vaid näiteks on hoopis põhja-lõuna suunaline maja, et ka sinna on täiesti
mõistlik panna päiksepaneele, see lihtsalt siis tähendab, et tuleb panna nii hommiku poole kui ka õhtu poole paneele, ehk siis, et seadmetesse tuleb natuke rohkem investeerida, aga kui me vaatame seda elektribörsi hinda, siis elektribörsi hind on samuti hommikul on kallis ja õhtul on kallis ja päeval on harilikult on odavam. See tuleneb sellest, et eks hommikuti kõik inimesed enam-vähem samal ajal tõusevad üles, panevad omal kohvimasina käima, elektrinõudlus on üleval. Samamoodi tehased umbes samal kellaajal kuskil seal, ütleme hommikul 7-9 kuskil seal vahemikus panevad oma protsessid tööle. Ja et õhtul on jälle see, et inimesed jõuavad umbes samal ajal koju, panevad praeahju käima. See tekitab siis selle, et harilikul päeval on elekter kõige kallim hommikul ja õhtul ja et kui sellest saab tegelikult päiksepaneelidega ka tulu lõigata. Siis peaaegu, et vastavalt sellele, kas ta tarbib päevasel ajal või hommikul ja õhtul elektrit, võiks mõelda seda, et kummas suunas maja ehitada või kummas suunas katus panna, et oleks soodne. Kui me nüüd räägime sellest teisest võimalusest, üks on siis tõesti need päikesepaneelid katusele, aga mis on selle tuulepargiga, et okei, ma saan aru, et tegusad ärimehed panevad või soovivad panna merre tuulikuid. Aga kui me räägime nüüd tavatarbijast, kes tahaks panna võib-olla selle ühe sellise, kuidas öelda, vist tuulegeneraatori endale aeda, võib-olla on seegi tal natukene selline avaram heinamaa ümberringi, ongi Tallinnast väljas või kuskil mujal, isegi maale siin rohkem võib-olla Lõuna-Eestis, et kui tõenäosus on üldse, et tõenäoline on, et seal on piisavalt tuult. Sellepärast, et kui jälgida neid tuule tugevuse määrajaid, siis Eestis on tuuled ikkagi sellises alumises numbris, kus üldse see tasuvusaeg on väga nibin-nabin, üldse tasupärannast ei tasu. Mina tuulespetsialist ei ole selles mõttes, aga ma vaataks niisuguse lihtsa loogikaga peale, et kui mul on maja metsa vahel ja ma olen puude vahel, siis väga palju tuult mul seal ei ole. Aga kui ma olen pigem niisugusel lagedal alal ja sa tunnetad ju ka ära oma kodu juures, et see rajoon, kus ma ise elan, et ma tean, et minu maja juures on oluliselt rohkem tuult, kui mul seal 2 tänavat edasi, kui ma lähen naabrite juurde külla. Et see kliima on hoopis teine, et eks seal tuleb, ma arvan, igal inimesel siis ise sellele asjale võib-olla peale vaadata ja küsida ka siis spetsialisti abi, kui vaja on. Teha ikkagi ennem need tasuvusarvutused ära, et mis see tuult tegelikult kui mis palju see kõige sobivam toode sulle on just selle, kas sa tahad paneeli, kas sa tahad maja külge paneeli või sul on põllule paneel või siis sa tahad seda generaatorit, et tuulegeneraatorit selles mõttes, et muidugi me võime kaasa aidata mõtlemisega, aga selles mõttes, et panga poolt me niisugust spetsialisti kogemust selles valdkonnas kindlasti ei anna. Ja ma ei arvakski üldse seda, sest et siis tuleks ju järgmine hoopis võib-olla seal mingi ventilatsiooni küsimused, eks, et milline on mingisugused salvestused ja muud küsimused veel edasi. Tänapäeval on selles mõttes ju väga hea, et ma arvan, et klient kui mõtleb, mida siis täpsemalt teha, võtta siis arutada nende spetsialistidega, minna, kes pakuvad paneele, arutada läbi, kes tegeleb tuulegeneraatoritega, arutada läbi, et kus ma olen, mis on ja sealt tulevad juba kindlasti soovitused ja siis leida endale sobiv variant selles osas küll. Aga oleme sellest nüüd õieti ikkagi aru saanud, et Luminor ootab ikkagi seda, et kui tuleb ühistu omal selle ideega, et maja hoonet renoveerida, et see oleks ikkagi terviklahendus. Et see ei ole ainult see, et me vahetame katus ära, me teeme mingisuguse seinasoojustuse, vaid ikkagi, et see oleks nagu süsteemselt. No ma tean, et Kredex näiteks ju ka. Kredex vaatab oma toetusi vastavalt sellele. No korteriühistud on niisugused täitsa oma ette eraldi seisev niisugune nähtus. Mitte nähtus, vaid siis keha, kui me räägime kas tarbijast või ettevõtjast, et ta on niisugune kombo. Et korteriühistute puhul ma isegi jään selles osas vastuse võlgu, sest ma nendega ei tegele ise igapäevaselt. Aga terviklahendus
või see ei ole on nii alati mõistlikum, see ei ole must, see on ikkagi see, et me tuleme sellega, mis soovitaks teha, on ju. Et meie seda nagu ei jälgi, et mis tervikkomplekt sul nüüd välja tuleb. Et kui sul on soov, me vaatame, me võime muidugi öelda, et kuule, et kui sul on, tõid ainult katuse ära, aga tegelikult sul maja sooja ei pea, et mõtle selle peale, et kui sul oleks vaja ka see soojustus teha, et tegelikult seda saavutada, kas sul selleks finants on. Et seda me räägime küll, kui me räägime mingist vastutustundlikust laenamisest, et me üritame vaadata selles mõttes tervikpilti, et mis täiendavad finantseeringud kliendil võib veel vaja minna, et oma see soov saavutada ja kas selleks tal võimekust on, et ei tekiks olukorda, et sul nüüd üks osa on tehtud ja tahame edasi minna näiteks ja me ütleme, kuule, aga nüüd rohkem sul küll laena ei saa, et sul see poolikuks jääks. Et selles mõttes me vaatame tervikpilti. See tervikvaade on sellepärast tähtis, et sa mõtleks, kui palju seda sama elektrit tarbid. Et kui sa alustad päikeseenergiaga ja vaatad ja kütad parasjagu elektriga, täiesti tavalise elektriradiaatoriga ja vaatad, kui suur see elektriarve on ja siis selle järgi planeerid oma katuse ja siis pärast vahetad küttesüsteemi välja soojuspumba vastu, siis loomulikult need asjad enam kokku ei sobi ja kõik tasuvusarvutused ja muud asjad on korstnasse kirjutatud, et nendest ei ole. Et sellepärast selline tervikvaade on alati väga tähtis ja kui see on olemas ja seda on võimalik koos teha, siis see on loomulikult ideaalne. Päris elu ju ei käi niimoodi, et sa saad otsast lõpuni kõik läbi arvutada ja kõik asjad tehakse koos. Et selleks ei jätku enamasti korteriühistutel, aga ka kui maja omanikuna sul ei jätku raha tavaliselt kõigi asjade tegemiseks ja sul ei jätku seda aega, et sa kõigega tegeled korraga, et sellist maja üldrenoveerimist 1 aastaga enamikule käib lihtsalt üle jõu aja mõttes, et sa peaks töölt lahti võtma ennast, et see suur plaan on tähtis, et sa saad aru, mida sa teed ja miks sa teed, aga see ei tähenda seda, et sul peab olema alati tervikplaan. Et võib olla ka lihtsalt mingi idee, et millega tulla. Et see sündmuste ahel võiks olla enda jaoks läbi mõeldud, et mida ma teen ja miks ma teen ja sellest, et ma arvan, siit ongi nagu paras, et tagasi tulla nende põhjuste juurde, et miks üldse me sellest teemast räägime, et miks mõelda päiksepaneelide peale ja energiasäästlikkuse ja soojuspumpade peale, mis on just selle laenutoote taga on siis see, et kõigepealt on väärtused, et me toodame vähem CO2, siis järgmine on hind, sellepärast, et see hind on tõusnud. Me pigem ootame, et see hind ei lähe nii odavaks tagasi, nagu ta vahepeal oli, aga me tegelikult välistada ei saa seda täielikult ja sinna otsa tuleb risk. On just see, et millise hinnaga sa seda energiat ostad. Et kui sa lähed energia müüja juurde, siis ta pakub sulle fikseeritud hinnaga paketti, aga see fikseeritud hind on ju aastaks. Mitte 10 aastaks. Kui sa mõtled oma pere eelarve peale ja kogu elutsükli peale, et sul on natukene sääste, pensionisäästud ja lastele koolifond ja kõik muud asjad, et siis see 1 aasta elektrihind on selline, mis on valus, aga sa elad selle üle. Sa oled vaesemaks jäänud, hingad raskelt, vaatad kõik kohad üle, sa püüd mõned aktsiad maha või siis mõned müüad oma pensionifonde maha, aga sa elad selle üle. Nüüd, kui see elektri hind jääb kõrgeks 10 aastaks. Selle peale ei saa nagu ennast, eks on ju... See on see asi, millega me hakkama ei saa oma pere eelarves. Ja nüüd see päikesepaneelid on üks viis kindlustada ennast sellise elektri hinna tõusu vastu, et sa tead, et see on see kogus elektrit, mida ma suudan toota nende päiksepaneelidega järgmise 10-20 aasta jooksul ja see on see hind, mis ma maksan. On ju siis kas siis oma finantseeringuga täiesti või siis pangalaenuga, mis on fikseeritud intressiga antud juhul. Et sa tead tegelikult, kui suur sinu elektriarve selles osas tuleb, mis puudutab seda päiksepaneeli. Mul tekkis üldse nagu veel selline küsimus, et millised võimalused on nagu inimestel veel oma kodumaja soojustamiseks või ütleme, et olla see energiatõhusus oleks rohkem siis sellel majal. Kui me räägime nüüd siin katusest ja räägime sellest elektritootmisest, päikesepaneelidest, et... Fassaad, aknad, süsteem, just küttesüsteem on ju, kuidas sa seda toodad. Et kõik soojustus selles mõttes nii külgedelt kui ka tegelikult väga oluline on ka sul ju maapeipa selles mõttes, et kuidas sul see alumine soojustus on. Ja seda saab siis koostöös ka KredExiga
taotlusi teha? No KredExil on jah, erinevad toetused olnud, nüüd just äsja oli suunatud just oma kodu energiatõhusamaks muutmiseks toetus. Aprilli alguses läks välja, selleks korraks vist on suhteliselt voor juba läbi müüdud, kui me vaatasime siin, et aga ma ise usun, et vaadates kogu seda ühiskonda, seda liikumist ja seda mõttemaailma, et ega loodetavasti see jäi viimaseks. Et tasub hakata oma dokumente ikkagi vormistama just. Ja võib-olla ka KredExist natuke uurida, et millised taotlusi tuleks, milleks olla valmis. Mis on nende tingimused, vaata võib-olla nad ei oska täpselt öelda, aga võib-olla siis vaadata ka need tingimused on ka praegu KredExi lehel olemas, mis selle taotlusvooru juures on. Et mõelda neid juba läbi, et kas ma vastan nendele või mitte, et just, et nagu ilmestada, et 6. aprill läks välja, 18. aprill oli juba, me vaatasime, et põhimõtteliselt läbi kogu see kupatus, et see on nii väike aeg, kui kiiresti sa pead liikuma. Aga selleks ajaks sul tegelikult võiks olla juba läbi mõeldud, et võta praegu juba, hakka mõtlema, et just, et kui sa ennem pole selle peale mõelnud, esiteks mõelda ka ainult, mida sa siis teha tahaksid, mis sinu mõte oleks. Käigi arutamas, kas sa tahad neid katusepaneele, mine küsi sealt generaatori juurest, tootja juurest või müüja juurest, et mis teie pakkumine oleks või kuhu see sobiks. Tee endale see selgeks, siis igasuguste toetustega käivad ka dokumentatsioon kaasas, mõtle selle peale, sest kõik võtavad aega. Ja muidugi tasub ka pangaga rääkida, sellepärast, et vastavalt selles voorus, mis hetkel oli ju, on laen täiesti aktsepteeritav oma finantseering. Et kui KredEx soovib oma finantseeringut sellele, et sul oleks projektil oma osalus ka ja seda võis laenuga võtta. Ehk siis, kui sul just ei olegi seda vaba raha nüüd endal nii palju korraga võtta, tuled meie juurde, aitame selle poolega, KredExist saad toetuse ja sa saadki omal jumala suure töö ja selle efektiivsuse ja säästlikkuse saavutada oluliselt kiiremini, kui nagu enne Lenno ütles, et muidu sul ei ole seda võimekust, et kõike korraga teha, et sa teedki nagu pikema ajaga, aga sellisel sul tuleb mitu abijõudu kokku. Aga praegult nüüd oleme ju rääkinud ainult sellest, kuidas oli ainult päikesepaneeli soetamisest või milleks oli see, sa ütlesid nii vahvalt, et 20 000 saab taotleda, kas see oli siis taastuvenergia mingiks lahenduseks või mis selle tingimus täpselt on? Jah, meie hetkel selle tootega, siis selle, kus meil on niisugune fikseeritud soodne intress, et sellega me toetame siis kas siis päikesepaneelide toetust, tuulegeneraatorite, küttesüsteemide, kliimaseadmete ja ventilatsiooniseadmetega. Ja see on siis mitmeks aastat? See on kuni 10 aastat on laenuperiood. Ja ainult sellele konkreetsele asjal, mis oled välja öelnud, eks on ju? Jah, nende seadmed, paigaldus ja töötasud. Ehk siis, kui sa lähed näiteks Adami juurde, ütled, et ma tahan oma katusele nüüd teie lahendust, te pakute paigaldust ka? Meil on nii-öelda terviklahendus. Terviklahendus, teevad pakkumise, tulete sellega meie juurde panka, me vaatame selle üle, me küsime seda pakkumist üldiselt, me tahame näha, et see oleks õigesse sihtotstarbeliselt läheb see laen. Ja siis, mida me veel soovime, et kui see läheb mingi kinnisvara külge, ehk siis katus läheb kinnisvara külge, siis see klient peaks meile tõendama, et see kinnisvara kuulub temale või tema elukaaslase partnerile, abikaasale, ehk siis sellele leibkonnale, kes sinna laenu tulevad. Et kui on isa või ema või vanemata või kellegi teise sugulase maja, siis me seda hetkel ei aktsepteeri, et seda soodust pakkumist teha. Aga kui on siis see antud leibkonda kuuluv kinnisvara, siis need 2 asja ja siis pakume. Kaua see toode on teil juba pakkumises niimoodi avatud? Nüüd see on suhteliselt värske toode selle aasta alguses siin, kas see oli veebruar? Kuidas tarbijad on selle vastu võtnud, et selline tore võimalus on? Ma ütleks, et see järjest nagu hoogustub, et me ei ole väga suurt niisugust kampaaniat sellele teinud ja et tulge võtke nüüd, aga kui me oma kodulehtedel seda toime ja tegelikult digimeedias meil ikkagi käib ja tundub, et need hakkavad järjest rohkem nagu inimesed järjest rohkem mõtlevad selle peale ja siis, kui sa hakkad otsima, siis seal tegelikult tuleb see ka ülesse. Ja täiendavalt me otsime endale, käime ka partnerite juures, ehk siis kes neid müüvad. Ja me
loome selliseid partnersuhteid, on ju, et kui kellegi juurde läheb klient küsima, et ta tahaks seda teha, aga vaatab, suht kallis, et siis oleks pakkuda, kuulge, aga meil on nagu hea partner, Luminor, et saavad teid aidata. Ja siis, ja kui meile tuleb näiteks klient meile vaatama, et teil on niisugune toode, on ju, siis me saame ka öelda, et vaadake, aga need partnerid pakuvad näiteks niisugust lahendust, on ju. Et niisugune, et eks sellega nagu inimese teadlikkust ja seda niisugust aktiivsemat mõtlemist saab kaasa aidata. Ma just ise mõtlesin ka seda, et kindlasti tasuks inimestel ekspertide juurde minna nõu küsima ennem, et natuke endal selgeks teha, et ainult paljalt ütleme seal paneelidest ei piisa, seal on vaja kas konverterit, seal on vaja, me kuulsime ka, et akusid oleks, eks ju vaja, siis oleks vaja ka seda, et kuidas seda oleks võimekus müüa siis tagasi. Võrku ja liitumine ja kõik sellised asjad. Ja võib-olla on nagu nii palju selliseid varjatuid kulusid, et inimene võib päris üllatada, kui suureks võib see eelarve tal minna. No see on kindlasti üks koht, kus tasub seda vanasõna meelde tuletada, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Et nagu me arutasime, siis kõige parem oleks, kõige ideaalsem oleks selline lahendus, kus ikkagi inimene soojustab oma maja ära, paneb omale siis ükskõik mis kujul päiksepaneelid katusele või võib-olla, kui tuuleolud on sobilikud, näiteks mingi väike tuulegeneraator, aga päris elu on see, et kõike korraga ei jõua, aga et siis vähemalt plaan peaks paigas olema või oleks see, et ongi näiteks keegi on inimene pöördub siis mõne sellise büroo poole, kes teebki talle nagu projekteerib ära, kui palju oleks vaja soojustust seina panna, millised kõik need sõlmed detailid oleks. Sisuliselt selline dokument, mida siis ka KredEx nõuab, kui inimene läheb neilt raha taotlema, aga et sisuliselt selle plaani alusel ta saaks hakata tegutsema ja samm-sammult oma maja muudkui paremaks teha, et nagu kuulsime, et see Luminori laenutoode, see sobib ka näiteks õhksoojuspumba või muud sorti küttesüsteemi lahenduse kaasajastamiseks, aga et sellist küttesüsteemi ümberehitust ei ole ju ilmselge, et seda ei ole mõtet huupi teha, vaid ikkagi, et keegi ekspert võiks öelda, hinnata, mis tundub kõige mõistlikum. Samamoodi ka päiksepaneelidega ikkagi need ettevõtted, kes Eestis päiksepaneele müüvad, nad oskavad klientiga nõustada selles, et milline tundub kõige mõistlikum lahendus, kui palju panna paneele katusele. Võib näiteks olla, et kui vaatame tänaste elektriarvet, et siis justkui piisaks ka väiksemast paneelide kogusest, aga näiteks mina tavaliselt inimestelt küsingi, et kas te olete mõelnud ka elektriauto kasutamise peale või olete mõelnud, et tahaksite omale näiteks konditsioneeri panna või õhksoojuspumpa, ehk siis, et kui inimene juba teab, et tal tulevikus elektritarve kasvab, siis tal oleks mõistlik teha kohe selline natuke suurem investeering ära. Et jah, kõike peaks koos vaatama. No just, et kui me vaatame seda inimese jalajälge, siis on ju, et see ei piirdu sul ainult koduga, see piirdub ka kõige muuga. Ja nagu sa mainisid auto, on ju, et kui sa plaanid selle peale mõelda, see võtab sul seda elektrit, on ju, aga samas kui ma mõtlen jälle Luminori peale, siis ei ole ka see energiasäästlik laen ainus asi, millega me toetame niisugust. Just tahtsingi sinna jõuda. Jah, et samamoodi on meil ka eraldi pakkumised rohelise autolaenu näol ja ka siis energiasäästliku autoliisingu näol. Et üks asi on laen, teine on liising, et mis nende erinevus on, on esimene küsimus. Et eks erinevus on see, et kuidas üks oli roheline? Autolaen. Roheline autolaen ja teine oli? Energiasäästliku autoliising. Nii, laen on siis selleks, kui ma tahan endale osta selle auto, siis täiesti välja või mismoodi? Jah, laenu puhul, mis on erinevus, on ju, et seal ei olene see, et kui vana sul vara on. Sa saad vara omanikuks kohe ja siis finantseerija poolt ei tule sult nõuet kaskokindlustuse jaoks.
näiteks. Need on niisugused 3 põhiasja, mis ma võtaks. Tänapäeval, ma mõtlen, üldse on palju neid, kes ostab auto kohe välja. Ikka on. Ikka leidub sellist segmenti, okei. Et aga no ma ütleks, et suurem osa ikkagi Liisib. soovivad mingil määral nagu seda finantseeringut, et ega autolaen ei tähenda seda, et sa pead ise enne välja ostma. See on samamoodi, et sa taotled laenu, nagu maja kodu puhul, sa taotled laenu, et siis sellega ostma minna. Et kui sa tahad auto jaoks autolaenu, siis sa annad meile teada, mis pakkumisega, missuguses summas sul see auto hakkab maksma ja siis me hindame, kas me oleme valmis sellises summas sinule laenu finantseerima. Ja siis me anname sulle see laenu ja sa saad sellest auto välja osta. Ja siis see teine variant oli, et kui on siis leasing, et see on tegelikult tavapärane leasing, aga ta on lihtsalt mõeldud sulle elektri- ja hübriidautode finantseerimiseks. Meil on seal lihtsalt soodne hinnastus alates 1,89% näiteks. Aga biogaas ka käib sinna alla, mida te... Me vaatame, mille järgi me hindame, on siis selle heitgaaside koguse järgi autol. Et meil on teatud tasandid, kuhu maani võib see olla ja siis ta läheb, klassifitseerub selle nii-öelda energiasäästliku auto alla. Nii, et kui biogaasil sõitev auto, ma lihtsalt sellepärast tean, et meil on Eestis ka võimekus biogaasi toota ja võib-olla läheb meil nii hästi, et tekivad rohkem neid biogaasijaamasid ja miks mitte, et varustatakse mingit osa Eestist oma biogaasiga. Ma peast ei julge lubada nüüd sellepärast, et ma ei tea, mis nende heitgaasi kogused on. Aga põhimõtteliselt jah, mille järgi me vaatame seda säästlikkust ja auto klassifitseerumist, kas me saame sinna seda pakkuda või mitte, on siis tema heitgaasi kogused. Kuidas on tarbija, et kas ta on juba omaks võtnud selle elektriauto, sest ma tean, et oli üks vahva riigi projekt, eks on ju, kus siis sotsiaaltöötajad vist said endale sõitmiseks elektriautod. Seal oli vist nii plusse kui miinuseid, aga et kas pärast seda tavatarbija on nagu omaks võtnud selle? Ma arvan, et ta järjest rohkem võtab. See on niisugune mentaalne või niisugune põhimõte, mis sa pead vastu võtma, on ju. Et elektriautol on kindlasti omad plussid ja omad niisugused asjad, mis võib-olla alguses tekitavad sulle võib-olla natuke ebamugavust, et kui sa tangid, sa lähed kuskile meie tavapärasesse bensiinijaama tanklasse, tangid ära ja hops, sõidad kohe edasi, ehk siis sellisel juhul on see tankimine sul üldiselt natuke pikem. Et aga tänapäeval ma olen nii palju aru saanud, et uuemad elektriautod ju kõik on ka äppidega sul seotud, mis jälgivad sul elektri börsihinda ja laeb sul sellel ajal, kui sul on hea hind. Ehk siis sa ei pea ise nagu selle peale mõtlema, et mida ma nüüd teen. Ja üldiselt need, kes müüvad elektriautosid näiteks, nad ise pakuvad ja toetavad ka selle poolega, et nad müüvad ka neid laadimisjaamasid sulle, et sa saaksid koju seda paigaldada. Ehk siis sa lähed koju, sa ühendad sinna jaama ära küll, paned äppist käima ja siis ta ise seal toimetab sul. Hommikul võtad, sul on kõik jumalesti jälle. Kõlab nagu muinasjutt. Kas on veel mingisuguseid tooteid, mida oleks hea siin nagu täna lauale tuua, just mis toetaksid seda energiatõhusust või just seda rohelist jalajälge meil siin? No ma arvan, et põhilised teemad, mis meil ongi siis energiasäästlikkuse laen, mille kindlasti suur pluss on see, et ta on fikseeritud intressiga, sest taustal me ju teame väga suured kajastused, Euriborid, mis seal toimub, mis seal muutub ja siis autode poole pealt need 2 tooted, kas on siis autolaen või siis leasing, mis meil peamiselt on tarbijale ja ärikliendile, ettevõtjale meil konkreetselt niisugused toote nimetusi ei ole, aga kuna me vaatame iga tehingut personaalselt sisse ja me näeme, mis toodet või mis teenust või mille jaoks tal vaja on, et siis seda me võtame tavaliselt ka arvesse. Et ettevõtjad on ka samamoodi oodatud teie juurde? No ikka, loomulikult. Väga hea kuulda. Ja eks me teeme kõik endast olenema, et me saaksime ka sinna nagu konkreetse nagu toote siis nii-öelda välja anda. Et aga nagu iga uue ja huvitava asjaga, et eks neid regulatsioone on palju, mis siis võtab aega, et kõik korrektselt valmis saada ja kui toode on valmis, siis me anname sellest kindlasti kohe teada. Meil hakkab saateaeg nüüd otsa saama, et kas on veel midagi, mis jäi veel võib-olla õhku, mingid teemad, mida tahaksite veel lõpulausetes siin üle öelda uuesti? No, mina võib-olla ütleks seda, et
nii Rufid Solari vaatest kui ka ma arvan, et kõikide teiste Eestis tegutsevate päiksepaneeli ettevõtete vaatest, et kliendid ei peaks seda kartma, et kui neil hetkel ei ole pangakontol raha, et siis see takistab neil päiksepaneelidesse investeerimast, sest ongi, nagu siin Luminor meile tutvustas, on olemas päris head võimalused, kuidas finantseerida selliseid energiatõhusaid lahendusi ja ongi, et inimesed peaksid lihtsalt võtma julguse kokku astuma selle esimese sammu, et võtke mõne firmaga ühendust, saate natukene nõustamist, saate otsustada, kuidas edasi minna. Et mõnes mõttes eestlastel on ikkagi natukene selline nagu võõristus. Inertsus või? Ta alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Võib-olla jah, et kuidagi nagu ei ole veel omaks võetud seda, et Eestis saab päiksest elektrit toota ja see on tegelikult ka rahalises mõttes kasulik, et ikkagi arvatakse, et meil on päikest on vähe, talv on pime. Jah, tõsi ta on, et talvel 4 kuud ütleme, et sisuliselt ei tasu loota oma päiksesüsteemile, aga ülejäänud aasta toodab väga hästi ja ongi vaja lihtsalt need numbrid nii-öelda kuhugi Excelisse kokku panna ja selle põhjal see otsus ära teha. Mina omalt poolt ütleks seda, et pigem alustada selle mõtlemise ja planeerimisega varem kui hiljem. Et see, kui sa praegu mõtled, et kas hakkaks, siis see ju ei tähenda, et sa pead homne päev kohe nagu nüüd kõik nagu need summad ja asjad, mis võivad alguses tunduda nagu, et ma pean nüüd millegest maksma näiteks, aga see ei ole kohe ju, tee endale asi selgeks, käi uuri, räägi spetsialistidega toote poole pealt, tule panka, küsi, et kuule, mul on niisugune plaan, et kuidas oleks kõige parem seda nagu lahendada siis finantseeringu näol ka ja siis selleks ajaks, kui sa tunned ennast kindlalt, siis teegi seda. Et tegelikult, kui sa hakkad seda uurima, siis ta ei olegi midagi hirmsat. Et ma arvan, et lihtsalt alguses ongi see teadmatus, millega inimesed mõtlevad, ei tea. Et mõne kliendiga läheb 200 päeva, mõnega läheb 40 päeva näiteks. Et jah, et siit see sõnum, et hakka tegelema ja tee see mõte nagu enda omaks, et see tundub sulle... Tee enda selgeks, ja. Et sa saad aru, kas on mõtet karta või mitte. Ja täna esinesid Luminori podcastis panga peaökonomist Lenno Uusküla, laenukompetentsi keskuse juht Helina Kikas ja Rufid Solaris tootearendusspetsialist Adam Enok. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts ja järgmiste kordadeni. Näiteh!